Keerulist testi ei teinudki. Tulime otse peale kohe, sest auto oli vaja korda saada. Kihelkonnas seal mõni viperdus tuli autoga sisse ja tulime lihtsalt külmalt peale ja läks hästi. Tundus oligi lihtne, et eelmine aasta oli ju üsna sarnane rada, et midagi keerulist ei olnud, ainult mõned pallidega olid mõned kurvid kitsamaks tehtud ja et sinna ära mahuks muud midagi. No, esimene voor ikka täiega panema, siis konkurent oli päris lähedal, oli seal 0,25 oli vist vahe. Teises voorus kukkus ära, aeg aina paranes ja kolmas voor natuke rabistasin üle ja aeg jäi suhteliselt oli parem, aga suht sama aeg oli. Kihelkonna rahvaralli oli suusa peal ja nüüd oli asfaldil sõita, et kuidas see enda ümber häälestasid? No, tegime Kärle Nõuväljal paar tiiru, et saaks pidurdusmaad paika ja väga midagi muud ei olnudki. Mis te autoga muutsite? Lasin madalamaks ja muutsin natuke seadistust veel. Esimene voor ei olnud sul kõige parem aeg. Jah, seal paar kurvi läks natuke pikaks ja harjumust vähesel. Teine läks juba kõvasti paremini, puhtamalt. Tuli ka hea aeg ja kolmas läks veel eriti hästi. Korra sõitsime äärekivi saime rehvist lahti, aga muidu polnud tulnud midagi. Meil kahjuks ennem Kihelkonna rahvarallit läks mootor katki ja me ei saanudki kahjuks valmis ja jäigi kahjuks Kihelkonna rahvaralli vahele, mis oli suur pettumus ja nüüd neljapäeva õhtul saime uuesti mootori käima ja siis siinkohal tõesti suur tänu sõpradele ja perele, kes on kõik omalt poolt andnud, et jõuaks uuesti rajale. Testida ei jõudnud absoluutselt. Esimene testitiir oli täna esimene voor. Aga õnneks toimis kõik ilusti ja sõidud läksid aina tõusvas joones. Nii et selles suhtes super. Rajal oli selliseid kohti, kus oli selliseid, kus pidi riskima lihtsalt ja oli hästi palju tehnilisi kohti, aga suutsime lihtsalt eelnevate aastate kogemusele tuginedes siis need ära kasutada ja saime ilusti hakkama, ma arvan. Mulle tegelikult Antsla meeldis juba eelmine aasta, sest oli eelmise aastaga ju samasugune ja see aasta, ütlen, et mulle üks lemmikumaid sprinte see aasta oli Antsla. Et eelmine aasta ma sain oma elu esimese Eesti Autosportliidu karika siit ja seekord õnnestus ka võita, et mulle Antsla väga meeldib ja jään ootama juba, et järgmine aasta uuesti siin stardis olla. Esimene voor sõitsin absoluudi 7. aja, enda klassis esimene ja ma tegelikult ise ei arvanud, et siuke aeg oli, et paar käigu viga tuli sisse ja ühes kohas pidurdasin ikkagi liiga vara. Teine aeg läks ka väga hästi, absoluudis oli vist 11. aeg ja enda klassi esimene aeg ja kolmas vooru ma ei ole väga süvenenud, aga ma olen kuulnud, et teise aja sõitsin enda klassis. 1.55 oli kolmanda vooru aeg. Et kolmas voor ma tegelikult enda arust sõitsin väga kiiresti ja ma arvasin, et aeg on parem, aga vaatasin, et 1.55 oli ikkagi, et lootsin paremat aega. Ma äänestasin ennast juba tegelikult paar päeva tagasi, et ma tulen võitma siia, et ma tegelikult panin kohe esimene hommikul kohe rajult selles suhtes, et ma autot ei hoidnud ega midagi ja ikkagi andsin rajult selles suhtes, et isegi finišis oli süda paha. Ja täna siis 4. korda 4 aasta järjest siis korraldasime Antsla rahvasprinti, et siin kohalike sõprade ja tuttavatega kunagi see idee sündis, et Antslas võiks ka midagi taolist toimuda. Lisaks Haukalaadale ka mõni selline suurem üritus, et kindlasti suur tänu neile, et nad selle nii-öelda hullu mõttega kaasa tulid, aga tänaseks ma arvan, et me oleme kõik rahul, nagu tulemus seda näitab, et üldiselt on positiivne tagasiside olnud ja ma arvan, et tänane päev, nagu ka eelnevad aastad meil siin olnud on, et väga ladusalt sujunud. Ma arvan, et päris normaalsel ajal lõpetasime, erilisi vahejuhtumeid ei olnud ja siinkohal kindlasti siis tulebki tänusõnad edastada kindlasti kohalikule Antsla vallale, kes meil võimaldab siin Antsla südalinnas selliseid üritusi korraldada. Kindlasti kõik kohalikud elanikud, aitäh teile, et olete nii mõistvad ja lubate meil seda teha ja kindlasti kõik toetajad, kelleta seda üritust kindlasti ei toimuks, kuna Antsla linna kinnipanek eeldab päris suurt turvakulu nii-öelda, ehk siis väga palju rajajulgestajaid läheb siia ja kindlasti puhtalt stardimaksudest see välja ei tuleks, et kindlasti suured tänud teile kõik toetajad, et aitate meil seda asja siin korraldada.